Oleme teel Rockhamptonist Sydneysse. Eelmises videos sõitsime Rockhamptonist Brisbane'i. Selles videos külastame Austraalia tuntumaid randu ning ööbime puuviljaaias. Selle asemel, et minna otsemat teed rannikut mööda alla Sydneysse, lähme üle kõrge mäeaheliku ning ööbime mäejalamil. Pärast sõprade külastamist jätkame teekonda Sydney poole. Mitmete sildadega kiirtee viib läbi Brisbane'i kesklinna, ühel pool suured pilvelõhkujad ja teisel pool Brisbane'i jõgi. Brisbane'ist lõuna poole jääb mitmete turistide paradiis Kullarannik. Hei, tervitusi Austraalia Kullarannik. See on üks Austraalia kõige populaarsemaid randu. Kilomeetrite viisi imeelusaid randu on täis ehitatud hotelle, kohvikuid, restorane ja külaliskorteri. Ehitus jätkub raugematu hooga, sest 9 aasta pärast on Brisbane'is ning ümbritsetes randades suve olümpiamängud. Rannavalve on märganud 2 ujujat, kes on jäänud hoovuse kätte ega suuda enam kaldale tagasi ujuda. Vetelpäästja sööstab surfilauaga lainetesse appi. Vetelpäästjad on leidnud ujumiseks ohutuma koha ning viivad ujumisala tähistavad lipud ja märgid uude asukohta. Ületame osariigi piiri. Täna seame laagri üles eksootiliste viljade aias. Need ümmargused pallid on toored apelsinid. Mandariinid on ümmargused nagu apelsinid, aga väiksemad. Kuju järgi on need sidrunid, sest on ovaalsemad ja otsas on väike koonus. Sidrunitest tehakse limonaadi. Limonaadi nimi tulebki sidrunist, mis on inglise keeles lemon. See on mangopuu. Siin vilju praegu ei ole, sest need said valmis jõulude ajal. See naljakas käbimoodi vili on siin Annona ehk suhkruõun. Annona vili on krobeline nagu väike draakoni muna. Ta on hästi kõva ja korjatakse toorena ning oodatakse, millal ta valmis saab. Need on guajaavi viljad. Guajaavid on ka alles rohelised ja toored, aga ma leidsin puu alt ühe, mille koor on natukene kollane. Guajaavid võivad seest olla erineva värvusega, mõned roosakavad, mõned kollakamad ja maitselt meenutavad maasika ja pirni segu. See aia küljes ronib taim on maasik metskaktus. Kaktustel lehti ei ole, on ainult juured, vars ja õied ning õitest tulevad viljad. See on draakoni vili ehk pitaaia on ta ametlik nimi ja ta meenutab väga draakoni muna. Et saada seemneid ja viljaliha on linnud kaktuse viljakoore katki nokkinud. Siia on istutud ridade viisi banaanitaimi. See on banaanipuu. Vaatad, kuidas need banaanid siin ripuvad. See on vana banaaniõisik. Väga need rohelised banaanid. Varsti on valmis saanud. Banaan ei ole tegelikult puu, vaid rohttaim. Tal ei ole tüve, vaid ainult vars, lehed, juured, õied ja viljad. Tegemist on ookeaniäärse madalikuga, kuhu suubuvad suured jõed. Sisemaa poole pealt aga ümbritseb regiooni kõrge mäeahelik, mis on tekitanud erilised troopiliste viljade jaoks soodsa kliima. Jõgede suudmetes kasvab suhkruroog ja mägede nõlvadel kasvatatakse kohvi ning see piirkond on Austraalia suurim makadeemia pähklite kasvataja. Nendel Austraalia kohalikel viljadel on naljakas nimi, lillipillid, ja nad kõlbavad süüa ja pärismaalased on sellest ka moosi teinud.
See on eriline puu, sest sellel puul on õied ja hiljem viljad otse tüve küljes. Siin ongi valged pallikesed tüve küljes näha. Troopiline taimestik asendub Austraalia tüüpilise eukalüptimetsaga. Kuna tänaseks lubab päikesevihma, tundub see telkimisala tuultele liiga avatud. Niisiis sõidame edasi. Tee lookleb üle mägede ja orgude ning hakkame lähenema mäeahelikule. Meie täna õhtune laager asub teisel pool jõge. Ostsin poest selle pitahia, draakonivilja ja proovin selle lahti lõigata ja maitsta seda. Selline valge ja mustad seemned on tal sees. Draakonivili on ilusa ovaalse kujuga. Lõikame selle sektoriteks. Pitahia koor süüa ei kõlba ning selle maitse oli umbes nagu kaktusest võiks arvata. Proovin nüüd seda annoonat, seda suhkruõuna maitsta. See on natukene juba pehmemaks läinud ja tundub valmis olevat. No nii, see maitse on hästi magus ja sellised mustad seemned on tal sees.